Jimny, Suzuki Jimny, see on selline hea abimees mul olnud juba üle 10 aasta, sellepärast, et mul on selline töö. Ja Jimny sobib sellest kõige paremini, kui on vaja liikuda selliseid väikseid teid mööda, kas metsas või kuskil põldude või luhtude vahel, olgu see siis loodusfoto eesmärgil või siis teadusuuringud või seire või ka jahil käies. Ja Eesti oludes on ta selles mõttes üks paremaid väikseid maastureid. Ja nüüd on siis vanale ilmunud uus sugulane. Ja mis sa kostad? Kogu see tehnika pool on jäänud põhimõtteliselt samaks, klassikaliseks. Ja kõik, mis toimub ülekannetes, kõik on sama, mis vanal Jimnil, mis on läbi proovitud. Ja lülitused aeglasele ja esisilla sisse lülitamisele on samuti käsitsi niimoodi, et on tunne, et õige tunne on sees, kui vahetada neid asju. Ja loomulikult on hirmus palju lisandunud igasuguseid ohutuse ja mugavuse lisandusi. On ABS-pidurit, on roolivõimendi, sidur käib kergelt, mootor on natukese suurem, jõudu on rohkem, siis veojuukontroll on lisandunud ja igasuguseid selliseid abimehi, mis pööraselt aitavad kaasa. Ja tema välimus on ka suhteliselt nunnu, natuke meenutab siis nende mõlema eelkäijad samuraid oma kere kuju poolest. Ja kuna on suurendatud esiklaasi kaldanurku, maasturil ei ole seda voolujoonelisust nii väga tarvis, siis ta on seest pisut avanem. Ja samamoodi, kuna küljed on sirgemad, siis sees on natuke rohkem ruumi kui vanas Jimnys, mis on eriti võimas ja vajalik asi. Valgustus on pööraselt hea. Tuled on ikka hoopis teine tera kui vanal Jimnil, et see on vanal on need silmad üks nõrk koht, et ilma lisatuledeta tegelikult väga ei taha pimedal ajal maantee peal sõita. Ja siis igasugused tulepesurid näiteks, mille järele on alati suur igatsus, kui on meie sopased talvised teed. Kui minu sõber vana on selline, millega naised eriti ikka naljalt ei sõida. Ta on ikkagi natuke raske nii rool kui sidur kui kogu see värk. Siis see on nüüd küll selline, millega saavad naised väga hästi ka sõidetud. Ja veel üks asi, mis mulle meeldib, on see, et tema lühidus on jäänud samaks. Teljevahe on sama, mass on ka sama, mootor on natuke võimsam ja rööbet on suurendatud. See tähendab, natukene on laiemaks tehtud toetuspunkt, see annab kõvasti maanteel stabiilsust juurde. Loomulikult ma kujutan ette, et mis selline luksus kõik maksta võib. Ja tore oleks teha üks arvutus, kui palju võiks võita näiteks selliste asjade nagu istmesoojendus ja külgakende elektritõstukid ja sellised vähem nii-öelda praktilised mugavused, kui neid vähehaaval sealt maha kraapida, et kas see hind jõuaks ka selliseks, et ütleme sellised teaduse inimesed või fotoinimesed nagu mina jaksaksid seda endale soetada. Veel on hea asi on see, et
rattakoopad on suhteliselt suured võrreldes vana Jimniga. Et siia mahuvad korralikud suuremad rehvid kenasti alla, et saaks natukene veel teda maast kõrgemale ja kandepinda võib-olla pisut suuremaks ja maastikule sobivama mustriga rehve kasutada. Ja kõige suurem ikkagi edasiminek on uue Jimny puhul see, et turvalisus on kõvasti suurenenud, maanteesõit ja tänavasõit on muutunud palju nauditavamaks, kindlamaks tänu laiemale rööpmele ja nagu öeldud, teda on väga kerge juhtida võrreldes vanaga. Igal juhul mina nautisin seda väikest sõitu nüüd.